Fotopunti ajaveeb on Fotokina 2014 foto- ja videomessil ja oleme Fujifilmi hallis või siis boksi juures ja mul on käes Fujifilmi X30. X30 on siis Fujifilmi X20 järglane ja me vaatame, mis on uuemad, mis on muudetud, mis on paremaks tehtud. Fujifilmi X30 üheks kasutamismugavuse erisuseks on kindlasti selline rõngas siin taga, mida nimetatakse funktsioonirõngaks. Ja seda funktsioonirõngast saab väga erinevalt säädistada. Siin ees on üks nupp, kui ma siia vajutan, siis tekib mul siin võimalus valida, mida see funktsioonirõngas teeb. Kas ta muudab ISO, kas ta käitub erinevalt erinevates pildistamise režiimides, ma saan näiteks sarivõtted panna, ma saan erinevaid filtreid, valgebalanssi, igast asju. Aga näiteks see standardasendis ja kui ma lülitan nüüd manuaalfookuse peale, siit eest, siis on ta põhimõtteliselt teravustamise rõngas. Ja mis on hästi mõnus lisandus on veel see, et siin on selline asi nagu focus peak. See tähendab seda, et kui pilt on terav, siis kontrastsed jooned värvitakse antud juhul punaseks. Neid võid valida ise ka kas kollaseks või valgeks. Ehk siis kui pilt on udune ja kui pilt on terav, siis seal, kus on teravus, seal siis antakse nagu märku sellega, et tõmmatakse kontrastsed servad teravaks. Veel selle loomulikult on kaameral olemas kõik vajalikud režiimid üleüldse. Nii-öelda see MASP variandid, manuaal, avaprioriteet, sääriprioriteet, programm ja igasugused filtrid ja loomulikult ka erinevad sellised võimalused, mis on tuttavad juba ka kompaktkaameratelt. Hästi hea ja mugav asi on särikompensatsiooniketas, saab jooksvalt ja kiiresti säri kompenseerida. Veel on oluline on see, et meil on siin tegelikult võrreldes eelmisega X20 on meil nüüd elektrooniline pildiotsija. Ehk siis siin on sensor ja kui me paneme näiteks käe või näo siia ette, siis lülitab sisse automaatselt elektrooniline pildiotsija. Et temal nagu optilist pildiotsijat ei ole. Mis on suur pluss on see, et see focus peak ehk siis see kontrastsed servad teravas alas on näha ka elektroonilises pildiotsijas ja see jällegi lihtsustab käsitsi teravustamist. Kindlasti on oluline ka see, et X30 võrreldes X10 ja X20-ga on oluliselt kiirema autofookusega. Kui X20 ja X10 on tihti veel ette heidetud, et nad on natukene uimased autofookuse poole pealt, siis X30 on juba oluliselt kiirem. Eks teravustab kiiremini ja palju täpsemini kui need eelnevad eelkäijad. See on siis Fujifilmi X30. Meiega lähme vaatame veel järgmisi kaameraid ja järgmisi objektiive ja teiega püsige kanalil.